Harri, väga tore on täna sind siin Eesti meistrivõistluste avaetapil Kestvuskrossis näha. Kust tuli üldse selline mõte, et siia täna tulla? Korra käis nädala sees läbi ka see mõte, aga siis me käisime trennis kolmapäeval ja siis oli hästi kuiv rada. Filter läks ülitäis, et siis ma mõtlesin, et ma ei hakka ikka tulema igaks juhuks, et ei lõhu siklit, et mu ainuke pill, mis mul on ja et kui 2 tundi siin sõidame, et siis ei hakka filtrit vahetama vahepeal. Ja siis oligi plaanis minna täna siis nagu sõpradega trenni kuhugile siis Lõuna-Eestis siin. Ja läksime raja äärde ja siis kell oli mingi 10:30, mingi poolest tundi enne krossi ja siis Karl, saatsõber, saatis siit koha pealt video, et rada on päris niiske, et ei olegi nii kuiv. Et natuke mingi öösel vihma tulnud, siis mõtlesin, mis ma teen, siis istusin Olerexis, ostsin räppi ja mõtlesin, mida ma teen ja siis tuli idee, et davai, tuleme siis krossile, mis seal ikka, et oligi, et ma tegelikult mõtlesin alas, et oleks ette valmistanud selle sikli, nii keti ja sidur ja kõikide suhtes, aga siis oli nii, nagu trenni oleks läinud ja nii jäi ja tulime siia ja õnneks kestis ilusti vastu. Nagu ma kuulsin, siis Kestvuskrossi sa tegelikult väga üldse sõitnud ei ole, kunagi vist 65 ajast võib-olla. Kuidas siis täna tundus? Ja mul üks kross vist on 85-ga Potsepal kunagi 2005-2006, et siin ma sõitsin 85-ga, et see oli ainuke Kestvuskrossi, mis ma olen teinud minu meelest. Ei ole küll sõitud rohkem ja ei, nagu lahe oli, mõtlesingi, et nagu nüüd, kui mul elavigastus oli, et pole nagu sõita, olen hakanud saama nüüd mingi 3 nädalat ja mõtlesime, et nüüd täna oleks nagu hea siuke rahulik aeroobne trenn, siuke 2 tundi ja et pulss oli just vaatasin, 45 oli keskmine, et päris okei on, et ei olnudki väga kõrgel ja väga hea oli selles mõttes, et sai siukse hea pika sõidu ja ei, nagu aukus oli ka hea lõpuks, et selles mõttes ma arvan, trenn hea. Kuidas õlg sul on üldse lubanud sõita? Ma tean, et see eelmine nädalavahetus tegid ka ühe võistluse. Jaa, tegelikult mul on 4 nädalat, enne siin 3 nädalat. 4 nädalat on nüüd umbes sikli peal täis, et ei ilusti on saanud sõita, et alustasime Belgias sõitmist, seal oli vähe raskemad rajad, aga otsime siledamaid radu alguses ja lühemaid sessioone rahulikult. 2 nädalat tegin ära, siis läksime otse krossile, et kuna oli juba üles andnud seal ja nad ootasid mind Prantsusmaal, et tegin selle kaasa ja siis tulimegi Eesti, pidime tulema siia ja natuke amorti testima ja nii ja siis vaatasid, et Saku Kunn on ka nagu laupäeval too nädal ja siis sõitsime täiega Eesti auto. Mina lendasin naine ja siis sõitis auto Eesti ja ma lendasin kohale ja tegime krossi kaasa ja siis siin me oleme, et nüüd tegime järgmise krossi, et järgmine aad siis läheb edasi, et mul on plaanis Adake Saksa meistrivõistlused teha kaasa, et lähme sinna peale, aga ei, selles mõttes õlg on okei, tugev ja eks ta iga nädalaga läheb paremaks, et mõni päev on natukene vähe valusam, aga eks see käib protsessi juurde ja selles mõttes, et eks suht värske ja eks ta veel natuke nõrk ole, aga kuulame keha ja teeme trenni edasi. Tulles tagasi tänase päeva juurde, siis ma vaatasin, stardis sa said väga hästi minema, aga alguses sa lasid Hardil vägesi juhatada. Kas see oli siuke strateegiline lüke, et kõigepealt tutvud rajaga ja siis lõpus sõidad kiirelt? Ja ma ei teadnud üldse, mida oodata siin, kuidas see üldse asi käib, aga ja polnud kunagi Vilaskis ka käinud, siis oligi, et läheks nagu, ma sain stardis kohe 3 minema, sain esimene ringil mingi sirgetel kohe esimeseks ja siis tuli mingi kus ma mõtlesin, et rada keerab paremale, aga tegelikult keerab hoopis puu ümber vasakule, hästi terakurv. Siis ma nagu ei saanud aru täpselt, kas ma keerasin õigesti, siis ma kuulen, et keegi hullult taga ka tuuritab, mõtlesin, et okei, ma siin vaatasin Hardi, mõtlesin, okei, mine ees, et ma siis tean järgi, et nagu näen rada mingi 2 ringi, et siis õpin enam-vähem selgeks selle. Ja siis oligi mingi äkki 3-4 ringi olin taga, et lihtsalt vaatasin, mis seis on, et vahepeal ei mahed ette, siis ma proovisin äkki, et saab mööda, kui ei saanud, siis jätsin vahe sisse seal, et radikat täis ei saaks liiva ja siis rahulikult läksime nii ja mingid sai mööda ja siis sõitsin oma sõitu ja siis lõisime tankimine ja samal ajal ma nägin, et Hardil läks see sikkel, et siis oligi, et siis lihtsalt vaatasin, kuidas kulgeb ja asi oli kontrolli all. Mis sa arvad, mis sulle tänasel päeval selle võidu tõi? Ma ei tea, kiirus vastupidavus. Et olin natuke kiirem kui teised ja suutsin stabiilsemat hoogu hoida, et ei, selles mõttes jah, tunne oli hea, et füüsilise poolest oli väga mõnus sõita, et mõtlesin, et viimane ring proovin ühe kiire ringi ka teha, aga see ikka parimaks ei saanud, et natuke jäi puudu.
Siin kuskil umbes nädal aega tagasi tuli väga põnev uudis, et sina alustad oma hooaega siis või oled saanud lepingu Brasiiliasse. Kui palju sa tegelikult võib-olla veel saad Eesti publikut rõõmustada, sest alati ma olen kuulnud Eesti meistrivõistlustel ka alati küsitakse, et kas Harri Kullas tuleb ka täna sõitma? Ja ütleme jah, et praegune plaan on nii, et ma arvan, et see peaks olema viimane kross see suvi mul, et siin, et ka niisugused üllatuskrossid siin Saku ja siis täna Vilaskis, et ei olnud tegelikult nii pikalt üldse plaanis ette teha neid krosse, aga nüüd jah, et kui ma nüüd peaks ära minema nüüd järgmine nädal Saksamaale ja siis peaks juba Brasiiliasse minema, siis loodetavasti äkki USA-sse saaks ka sõitma suvale, et eks see kõik on hästi lahtine, et mul ongi niisugune, ma pole tahtnud kuhugile siduda enne, kui ma saaks USA selgeks ja sinna on eesmärk ja et noh, kui nüüd midagi ei tule välja välismaal USA-s või näiteks siis peale seda Saksas, et siis ja Brasiiliat ka nüüd nii palju ei ole, et siis võib-olla suvel satub eest, aga eks juba jooksnud vaatama. Aga sa ikkagi väga tahaksid tegelikult Ameerikas oma karjääri jätkata? Ja eelmine aasta viimast 3 krossi, mis kaasa tegime, oli ülilahedad ja päris hästi läks ka, et tahaks ühte hooaega väliskrossil teha kaasa, aga no eks see on väga raske väiksest Eesti riigist sinna USA-sse minna, et see ongi natukene teine maailm seal, aga noh, surume ja proovime leida igalt poolt mingit variante, et eks vaata, et kunagi ei tea. No tegelikult sa väga hästi tõestasid ka ennast Ameerikas, sa tegid superstarte, et ma ikkagi loodan, et sinu soov saab täidetud ja et sul tuleval hooajal läheb väga hästi. Aitäh! Aitäh!